Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, eetris on Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja täna on meiega ka ekspert Andres Anvelt. No tervitus, Andres, kuidas on su Krimiraadio vorm siis? Väga hea. Rõõm kuulda. Tänases Krimiraadios võtame laias plaanis ette 2 teemat. Saate teises pooles räägime Eestit tabanud järjekordsest luksusautode ja muude sõiduvahendite varguste lainest. Ehk siis täpsemalt, mis siin ikka keerutada, meil on taas põhjust rääkida Leedu autovarastest. Aga saate esimese poole teemaks on Lätist pärit ohtlikud narkokurjategijad, kes siis levitasid Eestis ülimalt ohtlikke meelemürke, nimelt nitaseene. Saame öelda, et see seltskond võeti kinni, mõisteti süüdi ja saadeti pikkadeks aastateks vanglasse karistust kandma. Kuidas see protsess täpselt käis, sellest räägib menetlust juhtinud Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Liis Vainola. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere päevast! Me oleme siin oma saateski osutanud, et nii nimetada nitaseenide põhjustatud üledoosid ja üledoosi surmad on päris mitu aastat olnud suur probleem. Peavalu ja paljudel puhkudel ka südamevalu. Ja nüüd lõpuks saame rääkida kohtuasjast, mille puhul olete te Liis Vainola öelnud, et nii suures koguses nitaseenide käitlemist ei ole varasemalt ühe kriminaalasja raames Eesti Vabariigis kohtu ette toodud. Ühesõnaga, me räägime ikkagi suurest kordaminekust. Võib nii öelda? Jah, minu hinnangul küll on tegemist väga olulise töövõiduga. Teatavasti on võitlus tugevatoimeliste sünteetiliste opioidide vastu üks prokuratuuri ja politsei prioriteete. Ja tõepoolest nad mõisteti süüdi 2,8 kilogrammi nitaseenide käitlemises. Et inimestel oleks paremini aru saada, siis sellest ainekogusest saaks joobe ligi 5 miljonit inimest, tavalist inimest siis. Ja kui me toome võrdluseks, siis 2022. aastal võeti erimenetluste käigus ära ligi 183 grammi nitaseene, ehk siis tegemist on 15 korda suurema ainekogusega, kui üldse 2022. aastal kätte saadi. Nii, need või nad, kellest me räägime, on siis Lätist pärit narkokurjategijad Atvars Kaslovskis ja Artur Sjegorovs. Vastab tõele. Vastab tõele. Kaua sa harjutasid nende nimede hääldamist, Raul? Jah, ikka harjutasin. Kui laiemalt vaadata, siis kas me saame rääkida ikkagi nüüd nende meeste kinnipüüdmisega sellisest väga-väga olulisest läbimurdest nitaseenide leviku ohjamisel üleüldse Eesti turul? Pigem on läbimurre see selles vaates, et meil on täna olemas see teave, see oskus ja meetodid, kuidas jõuda nende isikuteni, kes toovad Eesti Vabariiki nitaseene. Ehk siis me saime aru erimenetluste käigus sellest, et pelgalt tänavadiilerite kinnipidamisest Eesti Vabariigis meil ei piisa, vaid me peame jõudma isikuteni, kes reaalselt organiseerivad seda ainet Eesti Vabariiki. Selles menetluses see õnnestus ja õnnestub loodetavasti tulevikus veel. Kui tohib, ma paluksin veel korra üle korrata need kogused, mis me nende meeste nii-öelda käibeks saime või mis kogustest me rääkisime. Need olid nii suured numbrid, et nüüd tuleb üle korrutada. Just, et neile heideti ette ja nad mõisteti süüdi 2,8 kilogrammi nitaseenide käitlemises, ehk siis metonitaseeni ja protonitaseeni. Ja sellest saaks joobe 5 miljonit inimest. Saite aru, millest me siin räägime? Andres, sa tahtsid siin kohe kommenteerida? Ja mis isegi võib-olla mitte kommenteerida, aga proua prokurör küsida, et ma varasemast ajast lihtsalt mäletan, kui läbi Eesti on läinud hästi suured kogused, kunagi meil oli see kurikuulus hammasratas, kus oli 40 kilogrammi kokaiini sees ja nii edasi, et siis oli alati alust arvata, et Eesti turu jaoks on see liiga suur kogus, et sellega võib kiiresti vahel jääda, kas antud menetluse puhul on teil ka tööversioonis, et see ei ole mitte ainult Eesti turul, aga näiteks transiidina kuhugi Soomes. Palju Soomes üldse see probleem, miks on teil teada näiteks? Esiteks, kui me räägime joobe saanud isikute arvust, siis me räägime nii-öelda keskmisest tavalisest inimesest. Ilmselgelt tarvitajate puhul on need doosid, mida nad tarvitavad kordades suuremad. Ehk siis tegelikult läheb nii-öelda rohkem ainet. No miljon ikkagi tarvita Eestis. No vastab tõele, et selles menetluses oli
viiteid, et vähemalt ühele kullerile pakuti võimalust ka Soome Vabariiki aine viimiseks, kui ta sellest keeldus ja rohkem viiteid meil, et see oleks ka Soome jõudnud, ei ole. Kui kaua see seltskond jõudis Eestis tegutseda? Kas me saame kuidagi määratleda seda aega ka? Me tuvastasime kriminaalmenetluses, et nad tegutsesid vähemalt 2022. aasta algusest. See ühtlasi tegelikult kattub ka selle plahvatusliku tõusuga nitaseni ja üldse üledoosi surmade statistikas, ent ilmselgelt nemad üksi sinna ei panustanud. Siin tasub ka kindlasti veel kuulajale ära mainida, et miks me nendest nitasendist nii palju oleme rääkinud, et seal on väiksem kui suhkrutera on see, mis võib, eks ole, surma tuua ja ei taha teadagi, kui see kogus oleks meile turule jõudnud. Kas see seltskond, kellest me siin räägime, need Läti mehed, kas nad tegelesid üksnes nitaseenide müügiga või oli see nende kuritegelik võrgustik seal ümber ka vähe laiem? Jah, selle kriminaalmenetluse raames me tuvastasime, et nemad tegelesid üksnes nitaseenide. Et siis, nagu ma ütlesin juba, protonitaseeni, metonitaseeni ebaseadusliku käitlemisega. Nad seejuures menetlusest kumas läbi, et protonitaseeni peeti nii-öelda paremaks aineks, soovitumaks aineks. Eks see on ka arusaadav, kuivõrd ka kohtuekspertiisi instituut on öelnud, et see on 2 korda kangem metonitasenist. Kui lai või kui suur oli see võrgustik, et me oleme siin nüüd rääkinud küll konkreetselt 2 nimest, aga üldjuhul, kui me räägime narkoainete levitamisest, siis see on tavaliselt palju avaram ja suurem võrgustik. Kuidas sellel puhul oli? Kui palju oli nende 2 seotud inimesi, teil siis huviorbiidis? See võrgustik oli mõneti laiem võrreldes sellega, kui palju inimesi me jõudsime tänaseks kohtu ette viia. Aga erimenetluste raames on viidud kohtu ette siis koos Kozlovskise ja Jegorovsiga 4 isikut. Ühe isiku raames on menetlus veel käimas ja kahjuks ühe siis tollase kahtlustatava osas ei olnud võimalik menetlusotsust vastu võtta, kuivõrd suuri menetluse keskel üledoosi. Ja tegelikult see on ka väga ilmekas sellest just, kui ohtlikest ainetest me räägime. Tegemist oli pikaajalise tarvitajaga. Ehk kas see on näide ka sellest, et need samad levitajad ise olid ka sageli tarvitajad? Jah, aga eelkõige me räägime siin kulleritest ja edasimüüjatest, et neile ka maksti tegelikult narkootilises aines, et nad said seda ka tasuna. Aga kui me räägime üldse sellest nii-öelda hierarhiast, teoplaanist, siis selles me oleme ikkagi veendunud, et organisaatorid ja plaani autorid olid Kozlovskis ja Jegorovs. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Põhja-Ringkonna prokuratuuri prokurör Liis Vainola ning me räägime ühest olulisest kohtuasjast, kus vangi saadeti Läti päritolu kurjategijad, kes levitasid Eestis eriti suurtes kogustes nitaseenideks kutsutud meelemürke. Andres, kui sa nüüd oma karjääri peale tagasi mõtled, just nimelt politseikarjääri peale, siis kas sul meenub juhtumid, kus siis ütleme Lätist või mujalt välismaalt pärit kurjategijad tegutsesid siin Eestis ilma kohaliku organiseeritud kuritegevuse toetaja, kui me räägime just nimelt narkoainete levitamisest. Kas see oli võimalik või kuidas see koostöö tavaliselt oli? No tegelikult hakkame sellest pihta, et levitamine ilma organiseeritud kuritegevuse, kohaliku organiseeritud kuritegevuse kontrollita on suhteliselt keeruline. Transiit on võimalik, Eesti oli siin ju heaks, nagu öeldakse, jutumärkideks heaks näiteks 90. lõpus, 2000 alguses, kui Eestist hakkas läbima amfetamiini kogused suured, mis läksid nii Eestisse, mis läksid ka Soomesse ja tookord ikkagi oli vajalik just selle levitamise ja ka akendi tegemiseks piiril, siis ei olnud Schengenit ega midagi, oli vaja organiseeritud kuritegevuse nagu kohalolekut. Küll peab tõdema seda ja seda juba ka oma hilisemalt kogemuselt rahvusvahelistest kohtumistelt omal ajal siseministrina Ameerika DEA ülemaga, et juba fentanüüli puhul ka nemad väljendasid seda suuremat ohtu ja kuritegelikku maailma muutust, et nende väikeste kogustega nagu fentanüül ja ma mingust eeldan, et nitaseenega on sama lugu, sellist klassikalist suurt organiseeritud kuritegevust nagu kartell ei olegi taha vaja, seepärast kogused on väikesed ja see levitamine käib väga kiiresti, ma arvan, et ka nitaseene puhul nagu fentanüüliga me jõuame mingil hetkel seda saadetakse postiga laiali ja sul on organiseeritud kuritegevuse nagu katust on palju vähem vaja, keegi ei taha maksta, aga pätt ei taha maksta teisele pättile katusest. No Liis Vainola, mida see menetlus näitas, kas
olid seal taga ka mõned kohalikud organiseeritud kuritegevuse kõrvad nii-öelda? Selles menetluses me ei tuvastanud sellist asjaolu, aga arvestame ka sellega, et meil on täna teistsugused olud, et arvestades ka seda, et sotsiaalmeedia arenguga seoses on võimalik ise palju lihtsamalt nii ka tegelikult tarvitajal kui ka suures koguses narkootiliste ainete käitlejal saada enda valdusesse narkootilisi aineid, siis on tegelikult kontaktid rahvusvahelisel tasandil võimalik kergemini saavutada. Ma ikkagi tahaks võib-olla teada üksikasju ka selle kohta, et kuidas ainet liigutati Eestisse, kuidas see käis tehniliselt, kui suuri koguseid korraga, kus hoiti, kus segati, kus pakiti, võite te pisut rääkida selle kohta? Ja, Atvars Kozlovskis ja Artur Segorov ise vältisid tegelikult kokkupuudet narkootilise ainega, eelkõige just vedamist Eesti Vabariiki. Nad kasutasid selleks kullerid. Nende enda siseveendumus oli see, et kui neid ei tabata nii-öelda narkootilise aine pakk taskus, siis ei ole võimalik nende süüd kuidagi tuvastada, ent see ei vasta ilmselgelt tõele. Kulleriteks olid nii Eesti Vabariigi kui Läti Vabariigi kodanikud. Nemad siis võtsid narkootilise aine Läti Vabariigist, kas siis sõidukiga või bussiühendust kasutades tõid selle Eesti Vabariiki. Siin, kusjuures nii-öelda tarne ajal tihtipeale Kozlovskis ja Jegorovs ise nii-öelda sõitsid saateautos, kuivõrd nad ei usaldanud väga oma kullereid. Nad tahtsid kontrollida, et aine jõuaks ikkagi sihtkohta. Ja siin nad juba edasi organiseerisid selle, kas siis kuller ise annab selle edasi müüjale edasi või vahel võtsid ka Jegorovs ja Kozlovskis ise aine tagasi Eesti Vabariigis ja andsid edasi müüjale üle. Kui me räägime aine kogustest, siis me tuvastasime 40 grammist kuni 310 grammist narkootiliste ainete pakendi toomist Eesti Vabariiki. Ja eks siis, et jälle taaskord nagu ilmestada seda kogust, siis 300 grammist saaks joobe keskmiselt 900 000 inimest, mida me siis ühe kulleri sõidukist krõpsupaki seest leidsime. Et neid aineid pakendati üldiselt juba Läti Vabariigis. Tuvastasime muuhulgas, et seda tehti Kozlovskis ja vanavanemate kodus, kus siis kuller rääkis meile ka menetluse käigus, et ta nägi ise Kozlovskis ja vanemaid ja vanavanemaid. Ja siis anti üle kullerile, kas siis vahetul kohtumisel või peidiku vahendusel. Siin oli juttu krõpsupakist ja nagu ikka narkoveo puhul vähemasti mul on mulje jäänud, et proovitakse igatepidi oma tegevust konspireerida. Ma ei tea, kui keeruline see menetlus selles vaates oli, et igasugused krüpteeritud, ma ei tea, telefoniprogrammid ja kas saab seda rääkida? Selles vaates oli kohati isegi võib-olla üllatuslik, et nad telefonitsi ka suhtlesid üpris vabalt, et jah, nad küll ilmselgelt ei rääkinud otse narkootilistest ainetest, kuid kogumis teiste tõenditega oli võimalik jõuda järeldusele, millest jutt käib ja selliselt me seda tegevust ka tuvastasime. Andres, see kõik kõlab sulle pisut ikkagi nagu déjà vu omaaegsetest nii-öelda fentanüüli kõrgaegadest, kust justkui jällegi suured kogused, ülikanged ained ja siis selline krõpsupakkidesse ja ma ei tea, kuhu siis peidetud kogused. Üks asi, mis oli väga déjà vulik, on see, et saadetakse, mis muideks tõendab seda, et ametlikku katust ei ole, nad ei ole kellegi poole pöördunud, mingi organiseeritud grupeeringu poole, et see näiteks saadaks klassikaliselt nii nagu 90 või 2000 alguses, siis saadaks, ütleme siis nendest narkolaadungit ja teeks sellele katet, et keegi seda ei varasta või ja need ise ei varasta, need diilerid. Et see nagu näitab seda, et see on nagu selline uus põlvkond kindlasti, sest isegi veel mingi 15 tagasi, kui veel Venemaa ja näiteks Soome vahel ja Eestist Venemaale, Venemaast Soome liikusid näiteks teatud kogused narkootikume, siis üks komme oli täpselt see, et narkootikumid pandi suvalise veoauto külge magnetiga, saata autopättidega sõitis neile järgi ja siis, kui olid kõik piirid ületatud, see teemalt lasti puldist, siis elektromagnet lahti, see kukkus tee peale, korjati üles. Kõrgtehnoloogilised täpselt niimoodi, aga siis ka saadeti ja ei tellitud see teenus kuskilt organiseeritud kuritegevused, sest see on jälle liigne väljaminek, kui sa saad ise tagada selle väikse Läti
krõpsupaki üleveemise, aga igatahes ma ei soovita kellegi Läti krõpsu vist osta. Mind ikkagi kokkuvõttes paneb väga imestama nüüd, kui me räägime jällegi sellest samast praegusest või äsjasest kohtuasjast, et see haare, suhteliselt vähesed kutid tegid tegelikult üsnagi ütleme tõsist tööd siin Eesti turul, kui nii võib öelda, et ikkagi olid selles konkreetses nišis põhimõtteliselt ikka põhitegijad, mulle jääb niisugune mulje. Jah, no siin selles mõttes ei tohi üle tähtsustada, et kindlasti ei olnud nemad ainsad, aga jah, arvestades ka seda narkootilise aine kogust, mida nad tõid, siis ilmselgelt oli see oluline turuosa ja tänu sellele menetlusele ma julgen öelda küll, et me hoidsime kindlasti mitmeid narkoüledoosi ära. Kui palju te tegite Läti kolleegidega selle kohtuasja või selle menetluse käigus nüüd koostööd? Ma kujutan ette, et see oli vältimatu. Aga... Ja absoluutselt väga tihedalt, eriti politsei tasandil, ent ka prokuratuuri tasandil, mis puudutab siis isikute Eestisse ületoomist, nende siinset, sealset vahistamist ja lõpuks ka Eesti Vabariigis kohtu alla andmist. Aga Läti politseil oli tõesti väga suur roll, meie koostöö oli, saan öelda, väga hea, kuivõrd me viisime ka menetlustoiminguid ju läbi Läti Vabariigi pinnal, ehk siis seda me saime teha ainult Läti politsei kontrolli all nende poolt. Millist infot nende meeste kohta lätlastelt teada saite, on nad ka Läti politseile tuttavad tegelased või ilmusid kuskilt maalt? Läti politseil Atvars Kozlovskis varasemate karistuste kohta ei olnud teavet, ent Artur Sigorovs oli küll varasemalt kriminaalkorras karistatud nimelt narkojoobes sõiduki juhtimise eest, ent ka korduvalt narkootiliste ainete tarvitamise eest, mis Läti Vabariigis on kuritegu, ent Eesti Vabariigis ei ole, aga mõningane kokkupuude seega neil oli. Millal me nüüd selle juhtumi valguses või selle juhtumi kiiluvees kuuleme järgnevatest tõsistest menetlustest, kus ka suured tegijad kinni võetakse? Tööd selle nimel me teeme iga päev. Ilmselgelt nüüd selle ühe liini lõhkumisega ei ole veel probleem seljatatud, ehk siis menetlused on jätkuvad ja küllap saame mõnel lähimal ajal ka kohtu ette toodud. No siin, Liis, sa mainisid, et tänapäeval on võimalused teised, et kuidas nendele ainetele jälile jõuda, kuidas ma siis küsin seda, et kui palju on veel midagi sellist, et me saame ära teha selle jaoks, et aina rohkem neid, ma ei tea, kas läbi sotsiaalmeedia või mille iganes kätte saaksime? No, esiteks tegelikult on väga oluline mõista seda, et see probleem on ju samasugune, nagu ta oli ka varasemalt. Ehk siis 90-ndatel me rääkisime heroiinist, 2000-ndatel aastatel me rääkisime fentanüülist, täna me räägime nitaseenidest. Et tegelikult tarvitajaskond on sama ja tarvitajad tegelikult ei tea, mis aineid nad tarvitavad, et nemad räägivad ikka, täna räägivad ka fentanüülist, et ma tarvitasin fentanüüli, ostsin fentanüüli või siis raskest narkootilisest ainest. Vanasti olid veel sellised aasiapärased hüüdnimed neil, hiinlane, valge hiinlane, mingisugune pärslane veel. On tänapäeval samad hüüdnimed teistele ainetele? Ja mulle tundub, et pigem igal isikul omamoodi, et niisugust üldist nitaseenide osas, nad ikkagi räägivad fentanüülist, et nad on nüüd teavad, et on fentanüüli nii-öelda analoogid, aga ega nad meile nimetada neid küll ei oska. Ja kokkuvõtteks, me just käisime üle need nii-öelda lained heroiinist alates ja tänaste nitaseenidega jõudes, et kas me kunagi nüüd saame öelda, et see nitaseeni aeg saab läbi ja saab läbi ka see meeletu üledoosi surmade aeg või kuidas sellega on? Muidugi me väga loodame, et korra see on tegelikult ju õnnestunud, seega igapäevaselt me sellel eesmärgi nimel ju tööd teemegi. Samas tõepoolest, nagu ma ka varasemalt ütlesin, tuleb silmas pidada, et see olukord täna on meil teine, võimalused narkootiliste ainete omandamiseks on teised, aga ma julgen küll öelda, et me üpris tugevalt oleme kurjategijatel kannul iga päev nii päris kui virtuaalmaailmas ja pidev siseriiklik töö koostöö naaberriikidega, mis täna on tegelikult meil vältimatu, kuna tegemist ei ole ainult meie riigisisese probleemiga. Samas ka mõjusad karistused isikutele võivad selle tulemuseni viia. Aga Andres, sa oma kogemuse pealt, kuidas ütled, et kas see, kui me saame nüüd nitaseenidega just kui
näpu peale või nagu siin politseinik Rait Pikar on öeldud, tuntud narkopolitseinik Rait Pikar, et saame jala kõrile pandud nendele meestele. Kas see ei tähenda seda, et peagi ilmub veel uus ja veel kangem ja veel vastikum aine turule, nagu see senine elu on näidanud? Aga rahvusvaheline kogemus kahjuks selle peale osutab. Aga Eesti väiksuse puhul me lihtsalt näeme seda narkosurmade arvu tõusu palju drastilisemalt kui näiteks suurriikides nagu Prantsusmaa või Saksamaa. Eesti on alati olnud, ütleme teise, mitte nii väikse riigiga nagu Norraga näiteks väga sarnases olukorras, aga kahjuks see on niimoodi, et selle narkovastase võitluse vastu peale politsei ja prokuratuuri ja kohtude töö on ikkagi üks aluseks on see, et inimeste noorte teadlikkus sellest, mida nad endale sisse ajavad ja kohtlik see on kahjuks olulisem, sest nagu me kuulsime ka praegu Liisu jutust on see, et fentanüüli tarbija oma teadmusest võtab seda mitmeid kordi tugevamat ainet ja leiab oma otsa. Ja kuniks on tarbijaid, leidub alati mingi aine. Kahjuks on narkootikumide puhul niimoodi on. Sulle veel lõpetuseks, Raul, ütlen, et isotonitaseeni hüüdnimi on meil turul Zabaka. Aga Põhja-Ringkonna prokuratuuri prokurör Liis Vainola, me täname teid saatesse tulemast ning olulise töövõidu asjus meile taustu avamast. Aitäh veel ja jõudu edasipidiseks. Aitäh kutsumast. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub nagu ikka endiselt stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ka meie püsiekspert Andres Anvelt. Nagu saate alguses lubasime, vahetame siin nüüd teemat. Räägime nimelt Eestit tabanud järjekordsest luksusautode ja muude sõiduvahendite varguste lainest. Ehk siis räägime taas Leedu autovarastest. Meiega on nüüd telefonitsi ühenduses Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass, et rääkida juhtumist, kus politsei üsna kiiresti õnneks varastatud kraamile siiski jälile sai. Tere ja suurim tänu, et saite aega meie saates osaleda. Ja, tere. Enne kui konkreetse juhtumi juurde läheme, räägime pisut üldisemast. Ma saan aru, et Leedu autovargad on pärast mõningast vaikust tõesti aktiviseerunud. See on fakt. No võiks öelda, et see on fakt, aga me kindlasti ei saanud rääkida Leedu autovarastest. Me oleme siin kogenud nagu ka erinevaid vargaid, aga enda Eesti seest inimesi ja tõesti võiks nagu öelda, et ka Leedu poole viivad niidid. Et te tahate öelda, et üldiselt on varastamist rohkem, olgu ta siin Eesti varaste poolt, Leedu varaste poolt, Läti varaste poolt või kust iganes varastatakse rohkem viimasel ajal? No ütleme niimoodi, kuidagi viimasel hetkel on see tulnud pilti rohkem, et statistika mõttes numbrid on natukene kasvuteel, aga kuidagi viimase nädalate kuude peale on nagu langenud tõesti need juhtumid, mis on ka siis meedias läbi käinud ja meedia kindlasti seda olukorda selles mõttes on toonud ilusti päevavalgele ja see võib tekitada ka tunde, et jubedalt on kasvanud. No te ise olete öelnud, et varastatud on nii mootorpaate kui nende transportimiseks mõeldud haagiseid, on varastatud Volvo treiler koos laaduriga. Tartust varastati 1 nädala jooksul 2 hinnalist maasturit, kogu Kagu-Eestis on minema viidud tööriistu, ühesõnaga seinast seina asju võetakse. No võiks öelda tõesti, et laine natuke tundub nagu peal olemat ja kui me konkreetselt mingite Viljandi faktidest rääkida, kus on edusammud politsei poolt tehtud nii koostöös Leedu politseiga, kus on ka asju kätte saadud, et pigem tahakski rõhutada seda, et töö nagu käib rahvusvahelisel pinnal ja proovime igati nagu suhelda siin Läti Leedu kolleegidega, et nendega siis pilti kokku panna, et kes siis täpselt seal taga on ja nagu algus ka ütlesin, tegelikult kindlasti mitte ei ole ainult Leedu kurjategijad, kindlasti on siin ka Eesti enda inimesi ja lihtsalt see on langenud kuidagi nagu ühte samasse aega, ütleme niimoodi. Konkreetsemaks pisut minnes, te Viljandit ise ka mainisite. Viimane lugu, mis ka meediasse jõudis, oli see, et Viljandist varastati 2 ATV-d, milledel siis tänu taevale olid küljes ka GPS-seadmed. Kuhu need seadmed teid lõpuks juhatasid? Seadmed juhatasid tõesti Leetu, et Leetu ja Leedus ütleme niimoodi, et Viljandist nad tõesti varastasid ja mingi hetk need GPS-seadmed Viljandist väljasõidul kaotasid signaali, aga tõenäoliselt võime oletada, et Leedus siis prooviti uuesti neid ATV-sid käivitada ja siis käivitusid ka GPS-seadmed, mis andsid meile asukoha. Aga kuhu Leetu, kui tohib täpsustada?
ma jätaks selle koha täpselt nagu enda teada, et aga jah, Leedu on suur lai selles mõttes, et aga täiesti loogilistes nii-öelda kantides, kus on meil varasemalt ka nii-öelda kurjategijad käinud meil külas. Ja just seda ma tahtsingi täpsustada, et kas need signaalid viisid teid kohta, kus te olete juba varem käinud ja kus nii võiks olla siis mingisugune kuritegelik pesa, kuhu varastatud kraad koondub. Me ei saa kindlasti rääkida seda kuritegelikust pesast, pigem kasutatakse selliseid maarajoone, kus võib-olla kaup maha pandakse ja see on täiesti erinev, seinast seina. See mõttega võib olla olukordi, kus viiakse tõesti elamurajoonide vahele seisma, autosid vahetatakse, numbrid pannakse sinna seisma, oodatakse mõnda aega, vaadatakse, mis juhtub, kasutatakse erinevaid nii-öelda laopindasid kuskil maarajoonides. See on täiesti seinast seina lugu, et ei saa kindlat mustrit nagu küll täna hetkel tõmmata. Mida see inimene ütles, kelle hoovist kogu see kraam siis leiti, need 2 ATV-d, et kas seal oli keegi, kes ütles, et ta ei tea midagi või kuidas see koha peal ikkagi välja näeb? Selles mõttes koha peal näeb ta niimoodi välja, et me suhtleme Leedu kolleegidega, Leedu kolleegid väga tublisti reageerisid sinna, et ütleme lähimate tundidega, kui see signaal uuesti nii-öelda pilti tuli, siis Leedu kolleegid juba läksid koha peale ja need ATV-d sealt ära võtsid. Et ja menetlustoiminguid, mis Leedu läbi viib, neid me kommenteerime eraldi nagu ei hakkaks. Kas see ahel või skeem, kuidas nende ATV-deni jõuti, kas see kuidagi joonistus ka välja, sest tundub kuidagi imelik, et kuskilt Viljandist leitakse, see ei saa olla juhus. Et ei leita juhuslikult, vaid ikkagi mingisuguse tellimise peale otsitakse konkreetseid asju, need leitakse ja siis ka varastatakse. Et kuidas teile tundub, kuidas see skeem antud juhul toimis? Ma jään selles mõttes vastuse võlgu, et kuidas ma ei ole kellegi kurjategija pähe sisse hetkel nagu näinud ja tõenäoliselt ei näe ka. Et täiesti jälle seinast seina lugu. Võib olla lugu, kus käiakse läbi, tehakse eeltöö ära. Tõenäosus on suur, et seda eeltööd tehakse, kui on ikkagi profivarastega tegu, siis ollakse nagu nii-öelda eeltööga suhteliselt korrektsed, vaadatakse läbi ja tullakse juba kindlalt mingite asjade järgi, aga võib olla ka juhused, kus on tõesti täiesti niimoodi, et auto seisab või tehnika seisab ja minnakse võetakse ära, et mis ripakel nii-öelda see ära on. Et siinkohal võib-olla tahakski kutsuda siis rahvast üles, et mõelge palun enda nii-öelda vara peale, et proovige teda igati nii-öelda kaameratelt kaitsta või pange ta nii-öelda sisehoovidesse ära, et ikkagi oleks nii-öelda kodaniku enda poolt ka tehtud kõik, mis igal juhul teeks raskendaks seda olukorda, et seda lihtsalt lihtne võtta oleks. Meie eksperdil Andres Anveltil on teile küsimus. Tere Margus. Isegi mitte küsimus, aga ma teen väikse sellise sissevaata natuke ajalukku, et ega see Leedu autovaras või ütleme see organiseeritud kuritegevus Eestis kallid autode järgi pole ju mitte esimest aastat ega 5. aastat, tegelikult on juba mitukümmend aastat ja siin on ajalooliselt ja ma kindlasti arvan, et ka tänapäeval on seda võib eeldada, politseinik on seda raskem rääkida, aga mina võin seda küll vanast ajast, nagu öeldakse, kokku panna just seda mustrit, et Eestis on need, kes otsivad või kui on piiri ääres, siis võib ka Lätist, kes otsivad seda vara, siis on olemas need inimesed, kes viivad selle üle ja me viivad ta Leetu välja ja maksa unustada, et Leedus on alati olnud nõukogude ajast peale väga tugev 6-8 klanni organiseeritud perekondade selline seltskond, kes siis organiseerivad seda kauma juba kuhugi edasi ja ega me ei saa midagi öelda ei sellele, et ega näiteks sama Valgevene turg, olenemata sellest, et piir on kinni, on väga vastuvõtlik igasugust varastatud autodele ja ka ATV-dele. Ma olen jumala nõus suga, sellepärast, et ega täna see ei ole kuskile selles mõttes kadunud, et liinid kindlasti Leedus on tugevamalt, kui on Eestis on ja ma mäletan seda aega, kui 2009 aasta hakkas tegelikult minu enda jaoks selline nagu leedukate laine pihta, et sellest hetkest peale ma olen vähem või rohkem tegelikult sellise Leedu organiseeritud kuritegevuse või nende nii-öelda liinidega kokku puutunud, mis just ongi spetsialiseerunud kas siis tehnika või siis nii-öelda sõidukite ka veokite, veofuurade nii-öelda vargustele ja tõesti see jutt, mis sa rääkisid, vastab selles mõttes nagu tõele. Et aga täna me loomulikult tegeleme ju selle poolega samamoodi, et me ei välista nagu ühtegi varianti ja minu arust Eesti politseil on ka edusamme koos Leedu politseiga, et on võetud ka neid nii-öelda juhtfiguure ju organiseeritud paragrahvidega nii-öelda ära ja pandud kohtu alla.
No mida nüüd soovitada ikkagi inimestele, et kui jälle need pilgud siia Eesti poole on tulnud, ma ei tea, no on igasugustest variantidest räägitud, et peita võtmed fooliumisse kuskile metallkarpi, võib-olla oskate anda ka mõne soovituse? Tegelikult see müüakse netis ka päris, ongi niimoodi, et saabki foolium auto võtmekott, et see toimib, tegelikult see toimib, me oleme seda katsetanud selle tehnikaga, mis meil on õnnestunud siin kurjategelikult kätte saada ja teinud päris omal käel eksperimente ja tõesti see tehnika töötab, tehnika suhteliselt kiiresti võimaldab kurjategijatel moodsad autod, mis on kiilessüsteemiga enda valdusse saada, see tegelikult toimib ja kui me oleme võtmeid kaitsnud, pannud võtmed tõesti kuskile välisukse juures natukene kaugemale ja pannud kappidesse kuskil ära, siis ta lihtsalt tikkvõti ei loe seda lugu sisse ja need autod ikkagi ei saa nii lihtsalt nagu minema. Seda tasub alati mõelda ja kindlasti enda eramaja või korteriühistud kaameravõrgustik võiks olla okei. Ja kindlasti paigaldada võib-olla pisut kallimad kaamerad, sellepärast, et nii palju kui meie kokku puutunud oleme, et sageli kaamera on, aga sealt näeme on tudukogusid ja tegelikult selle järgi nüüd kedagi kindlaks teha on üpris keeruline. Et pigem võib-olla mõni euro panna korralikuma kaamera alla on minu soovitus. Andres Anveltil on üks väike repliik siin. Ja repliik ja soovitus, kuna mul endal on ka maakodus Lõuna-Eestis ja me teame, kuidas me seal teiste külameestega nagu ka läbi käime. Üks asi siia juurde on ka selline kogukondlik tähelepanu kogu aeg, et kui sa näed ikkagi sellises suhteliselt üksteisest kaugel talude vahel liikumas võõraid autosid, numbrid kirja, konstaabli kõne peale, võib-olla vahest tundub, et see on liigne, käis keegi otsimas lihtsalt mingisugust seene kohta, aga see ei lähe küljest maha, et tegelikult selline tagantjärgi info võib viia nii mõnegi kuriteo avastamist. Igati toetan siin selle sama asjaga, et kinnitan üle, täpselt nii ongi, et kunagi ei ole vähe silmapaare, alati iga silmapaar on ja info, mis politsei saab, on nagu teretulnud. Et ma ütlen ära, aga täna õhtul tegelikult on ka kell 8 ma kohtun Mulgi valla kogukonnaga, lähen arutan nendega korra, sest et rahvas seal omamoodi piiri ääres on ennast nagu kokku võtnud ja proovivad seal ühiselt sellist nagu öist patrulli natukene teha ja tunnevad ka nagu muret selle varguste võib-olla siis kasvu pärast on. Et ma kindlasti lähen suhtlen kogukonnaga ja annan häid nagu juhtnööre, et kuidas me paremini koostöös saame nagu edasi minna. Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass, täname, et meie saates osalesite. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub laias plaanis sama teemaga, aga nüüd on meil telefonil Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse eriasjade uurija Priit Švede ja seda põhjusel, et ka Pärnust läks hiljaaegu kaduma paar hinnalist maasturit. Tere ja miljon tänu teilegi, et leidsite kiirel ajal võimaluse saates osaleda. Tervist. Niisiis, nagu mainitud, Pärnust varastati siin hiljuti lühikese aja jooksul 2 sama marki hinnalist maasturit. Jutt käib siis Audi Q7-test. Milles see kõneleb siis, et oli väga konkreetne tellimus või kuidas? No, ega me seda saame siis teada, kui kodanike käest küsime, miks nad just need autod võtsid. Aga nii see välja näeb justkui, et otsiti konkreetseid masinaid ja need ka leiti ja need ka ära viidi? Ja, nii võib oletada praegu, et taheti saada just neid autosid. Kuidas skeem nii varasemalt on välja näinud, et need masinad nii osavalt ikkagi välja otsitakse ja kui kaua neid otsitakse tavaliselt ringi? See on nii suhteline, et vahel eduga tullakse sisse, vaadatakse ära, kus on tellimus olemas. Tehakse linnale tiir peale, kus vastav masin seisab, siis proovitakse seda võtta. Kui õnnestub, läheb ära, kui ei, siis jäetakse maha. Ega nad pikemalt seda luuret, nagu öeldakse, ette ei tee. Et see ei käi väga pikalt ette, et tullakse korraks, tehakse linnale tiir peale, see, mis silma jääb, seda proovitakse võtta, kui õnnestub, võetakse, kui ei õnnestu, otsitakse järgmist ja nii see läheb, jah? Täpselt nii ta ongi. Inimestel endal tekib peale vargust alati see ettekujutus, et mind jälgiti pikka aega. No, tegelikult see nii ei ole. Saame nagu nad maha rahustada.
Andres Anveltil on siin teile küsimus. Ei, mul ei ole küsimus, Priit, tere. Et ma pigem teen väikse déjà vu jälle, et ega kuriteglik maailm ei ole eriti arenenud. Kui me võtame 90-ndatel, kui Tallinnas võis olla päevas 60-70, tolle ajal siis suhteliselt kalli auto vargust, siis täpselt samuti, kui tellimuslist oli olemas, sõideti mööda linna, vaadati, kas see auto saab kiiresti lahti, saab signa maha, autod olid lihtsamad, olid olemas dispetšerid, kes kohe leidsid garaaži, kus auto alguses ära pandi, nii kauaks, kui asi maha rahuneb. Ja siis tol ajal muidugi oli see asi natukene komplitseeritum, et need asju viidi, ütleme, Venemaale või Lätti või Leetu, siis olid veel piirid kinni, tehti aken piirile, aga ma tahan öelda lihtsalt seda, et seesama, nagu Priit ka räägib, et mingit väga pikka ettevalmistamist ei olnud, kui ei ole mingi väga-väga kallis auto. Audi Q7 on kallis auto, aga ta on ikkagi suhteliselt levinud auto. Priit, öelge palun, kuidas ikkagi on võimalik, et masinad on hinnalised, masinate turvaseadmed on super tasemel, teinekord nii tasemel, et ei sõida sinu endagi käes eriti hästi, sellepärast et auto tunneb, et rooli taga on ebakindel juht või kuidagi sedasi. Ja ometigi tulevad mingisugused gastrolöörijad või kohalikud kurjategijad ja viivad selle auto minema sekunditega. Mis riistad neil käe pärast on? Millega seda kõike tehakse? No, enamus masinaid on meil ju tänapäeval juba ilma võtmete käivitatavad, ehk siis startnupust. Nii on. Ja seal ei ole palju vaja. Kui seade toetab seda mudelit ja marki, siis lihtsalt peegeldatakse või pikendatakse selle võtmesignaal autoni ära, ega rohkem ei olegi. Aga kuidas see pikendamine käib siis? Mootor tööle. See on hea seadmega, mis siis viiakse auto ja võtme vahele. Ehk siis võimendatakse seda, tavaliselt on sul auto või võti peale seal 3-4 meetrit eemal juba minnes, kui sul mootor töötab, auto sureb välja. Nii. Aga siin lihtsalt pikendatakse seda signaali mõju. Ja pannakse see mootor tööle ja ongi kõik. Mootor töötab, läheb, kui nüüd ei ole seal vahepeal nüüd mingit lisailmot või mingit muud vidinat, mis nagu takistaks seda. No see... Aga kui see mootor töötab, siis on täpselt seni, kui saab sõita, kuni see mootor töös on. No see võtme pikendamine on vist see kõige levinum viis, aga olen ka kuulnud ja ka isegi näinud, et on veel igasuguseid erinevaid seadmeid, mis siis lükatakse kuskile auto külge ja ka see käivitub, et ei ole ka vaja seda võtit konkreetselt sul kuidagi pikendada. Ja siin, kui me räägime Toyotade puhul, siis jah, seal on läbi esilugari ja tulel võimalik samamoodi need masinad käima panna, uksed lahti teha ja siis käima panna. No öelge, kas on ka seadmeid, mida varem kasutati ja on ka teised seadmeid, mida vahepeal kasutati, kui auto uksed olid lahti, siis läbi diagностика-pistiku oli võimalik ka kodeerida sellele autole külge oma võti, ja siis kasutada seda pärast kui juba nii-öelda oma autot. Öelge, kas on siis nii, et ükskõik kui keerulised turvasüsteemid autole peale ei panda, kurjategijad üldjuhul mõne hetke pärast on selle sama keerulise süsteemi lahti võtnud, selgeks teinud ja edasi käituvad juba nii, nagu ei oleks seal midagi keerulist, tähendab, ei ole probleem seda ära viia. Olgu ta nii keeruline kui tahes, et... Eks need turvaastmeid on erinevaid, aga olgem ausad, ega me käime ju jätkuvalt kurjategijatest samm maas, ehk siis nemad arenevad oma tehnikaga kiiremini kui meie. Ja teie siis avastate, mida nad juba on välja mõelnud, jah? Täpselt. Andresel on jälle üks väike repliik siin. Jaa, sajandi vahetusel, kui hakkasid muutuma autode turvasüsteemid väga kõvasti. Kui 90-ndatel olid nad suhteliselt lihtsad, olid mingisugused immod peal, aga kui 2000-ndate algus hakkas siis see süsteem muutuma juba tehastes, mõeldi välja korralikke turvasüsteeme, ärandamisvastaseid, siis näiteks on ka Eestist 2000 kuskil aastate vahetusel varastatud nii BMW-d kui Mercedesed, mis viidi Peterburgi, kus nad võeti täielikult juppideks, uuriti see auto üle, kogu tema tehnosüsteemid ja selle pealt ehitati siis juba vastav, ütleme siis aparatuur, millega analoogseid autosid varastada, kas siis näiteks Eestis või mujal Euroopaski.
Priit, siin Andres räägib Venemaast, praegu nagu on Venemaa nii-öelda lukus, kus praegu see suurim varastatud autode turg võiks olla? See on hea küsimus. Olgem ausad, ega meil ju viimaste paari aasta jooksul nii väga palju neid autosid enam varastatud ei ole. Paar tükki aastas on ja see aasta on siuke õnnetu, et on juba siin üle 3-4, mis on nagu läinud. Aga nende teekond on jätkuvalt olnud ikka lõuna poole, ikka Leedu poole ja sealt edasi. Juba Euroopasse või ikkagi ida poole? Kuidas on nende pilt? Piiri on tänapäeval juba suhteliselt raske midagi nii rahulikult viia. Kuigi, olgem ausad, ega ka Venemaal on varuosade põud Euroopa autodele. Et kui terved autosid sinna ei saa, siis viiakse juppe. Ma pean teiltki lõpetuseks küsima, et mida ikkagi teha, et nüüd see sinu kalli raha eest ostetud auto ühel hetkel hoovist kadunud ei oleks, et on midagi, mingisugused elementaarsed asjad, mida ikkagi iga inimene võiks ära teha. Hästi, me ei saa võib-olla alati varast peatada, aga vähemalt me siis saame teda kuidagi jälitada talle kiiremini jälile, et mida teha, et need asjad oleksid kuidagi paremas seisus. Siin juba paar korda meediast on läbi käinud soovitus, et muretseda nii-öelda need fooliumiga vooderdatud, kas siis spetsiaalsed võtmekotid või karbid, kus võtmeid hoida. Ehk siis sealt siis see signaal, mida püütakse, ei tule läbi. See oleks nagu üks asi, võimaluse korral on võimalik autole külge panna erinevad GPS-seadmeid, et saaks ise neid jälgida. Ja kõiki muid, mida autol on võimalik panna, sest kui me räägime päris uutest autodest, siis seal tekib vahetevahel ju probleem, et kui sa hakkad sinna mingisugust muud asja panema, siis sa juba autoda pole garantiitingimused. Ja lõpuks 4 aastat või 5 aastat on garantiid, sa ei saa panna sinna midagi, sa ju kaotad selle. Ja kaamerad, iga inimene saab täpselt nii palju oma vara eest seista, kui tal, nagu öeldakse, endal ressurssi on. Ja lõpuks aitab võib-olla 90-ndatest tuntud füüsiline roolilukk. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Rääkisime Eestis surmaid meelemürki levitanud Läti kurjategijate tegevuse lõpetamisest ning ka Leedu autovarastest ja autovarastest laiemalt, kelle tegevus on siin viimasel ajal taas hoogu juurde saanud. Täname, et kuulasite. Teiega olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning eksperdina Andres Anvelt ja täname ka teid, Priit Švede, siis Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse eriasjade uurija, et meiega sel viimasel saate osal ühinesid te. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval, seniks olge hoitud. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.